Tervitus, mina Merike ja numbrite keel. Lubasin siin paar päeva tagasi, et panen sellise huvitava materjali kokku ja siin ta valmis on, ahjusoe, et ideaalne kokkusobivus, kes siis sulle, mulle kõige paremini sobivad. Ja ma räägin siin natukene selles suhtes paarisuhte aspektist, ehk siis mees ja naine omavahel, kuid kui sa väga teravalt seda kuulad, siis sa saad siit väga palju informatsiooni oma töökaaslaste kohta, et kuidas te kokku sobite. Sorry, nii nagu ma ütlesin ükskord, et nii kui ma hakkan videot tegema, siis hakkavad koerad kohe nagu elavaks muutuma. Nii, aga okei. Ehk siis, siit saab võtta paralleele siis oma töökaaslaste läbisaamise suhtes. Siit saab ka mõelda seda niimoodi, kuidas sa oma lapsega läbi saad. Eriti oluline tähelepanu on vaja pöörata siin selle peale, kui ma olen teile rääkinud, et isiksuse kolmnurgas, ehk siis kui ma hakkan sünnikaarti üleüldse nagu tegema, siis kui sul on laps alla 18 aasta, siis kuni 9 aastaseni ta on justkui ema suguvõsa naisliini energias. Ja siis, kui ta saab 9, siis sealt nagu justkui hakkab kõik muutuma, nagu iseloom muutub ja siis ta läheb nagu sinna energeetiliselt isa suguvõsa ja meesliini poolele. Ehk siis lapsest võib justkui saada nagu öö ja päev. Ja kui sa nagu mõtled ka oma pere aspektist, et sa saad näiteks pojaga paremini läbi kui mees või siis vastupidi, mees saab paremini läbi kui sina on ju oma pojaga või siis tütrega ükskõik kellega või siis ämmaga ja bla 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 kõik asjad, siis siit sellest videost tuleb välja see, et miks see niimoodi on. Ja pange siis tähele, korrutan veel kord, et ma räägin sellest nagu paarisuhte aspektist ja proovin lisada siis, kui unustan siis, milline võiks olla see siis koostööpartneri energia või siis mida iganes, poja, tütre, õe, venna, sellised läbisaamised. Mingi asi ütleb kurku. No, aga lähme edasi siit. Nii, ja siis ma vaatan täna kõige lihtsamas versioonis seda, nii nagu üleüldiselt tegelikult kõik minu videod on siis sellised, et üleüldised, liidame kokku siis selle video puhul enda sünnipäeva, ehk siis kui mina olen sündinud 16, ma liidan kokku 1 + 6 on kokku 7, eks ju. Kui näiteks siis ütleme minu elukaaslane oleks sündinud 11, siis ma liidan kokku 1 + 1 on 2, eks ju, siis 7 + 2 on 9. Noh, toon sellise näite. Nii, eks saite aru. Liidad kokku enda sünnipäeva, siis oma partneri sünnipäeva, siis kokku saad selle ühise kokku liidetud kuni 9-ni. Ja siis seda lahendust hakkangi teile siis rääkima, ehk siis selle koosluse number on siis 9. Samas, kui sul on näiteks poeg sündinud 8. päeval, sina oled 2. päeval, või siis tütar 8. sina oled 2, eks ju, siis paned ka selle kokku ja siis sa saad selle üleüldise energia siit nagu teada. Ma loodan, et sai kõik väga hästi selgitatud. Nii, et kui ma siis räägin number ühtedest, siis ma räägin nendest, kes on sündinud 1., 10., 19., 28. päeval. Ja siis, kui ma räägin nendest inimestest, kes on sündinud näiteks 2., kui ütlen number 2 energia, siis need on inimesed, kes on sündinud 2., 11., 20. või 29. päeval. Ja ma räägin nüüd seda sellest aspektist, et ma hakkan rääkima, et millised partnerid sobivad number 1-le. Mehele, naisele, siis lähen edasi number 2-le, number 3-le. Ja sina, kes oled aidanud mind nende ajavöönditega, siis siin sul võib selles suhtes veitsa keeruliseks tulla. Ma muidugi siiras tänu, et sa seda oled teinud, aga selles tekstis võib tulla veitsa raskusi, sellepärast, et need hakkavad nagu korduma omavahel. Vot. Ja siis pärast ma niimoodi selle video lõpuks räägin kiiruga, siis selle, kui sa liitsid kokku enda ja oma partneri selle numbri, siis räägin selle suhte energia. No ma ei tea, siin tuleb igastahes hästi palju numbreid, et püsige ennast või hoidke ennast siis ree peal. Ja mul käis eile üks hästi lähedane inimene külas ja me rääkisime väga palju ja rääkisin just nagu numbritest, siis ta ütles küll, et vahepeal läheb tal täiesti sassi, millest ma räägin. Minu jaoks on see nagu loogiline. Nii, nagu 4,5 minutit sissejuhatust. Okei. Ja selles mõttes, et kui sul on veel midagi arusaamatusi või kõhklusi, siis pane siia kommentaaridesse ja palun aidake teineteist ka kommentaarides, kui te leiate, et sina juba said sellest lahendusest teada, aru, siis aita sinna kommentaaridesse. Ja võite alati siis ka soovitada seda
teksti seda videot oma tuttavatele, kui te saite informatsiooni siit ja arutage siis seda, et oma näiteks endisi koostööpartnereid ja oma endisi töökaaslasi, elukaaslasi ja nii edasi, vaadake, kas pidi siis paika või mitte. Ja või siis telli kanal, et millestki ilma ei jää. Mul on nii mega palju materjali veel tulemas. Okei, bla bla bla. Poiehali. Nii, number 1. Mehed ja naised number 1. Et mäletad siis, et need on need inimesed, kes on sündinud 1., 10., 19. ja 28. Ehk siis 1 + 0 liidad kokku on 1, on ju 19, 1 + 9 liidad kokku on jälle 1, 28, 2 + 8 kokku liidad on jälle 1, ehk siis tegelikult 10 on ju 1 + 0 ja ongi 1. Nii. Meestel on selles suhtes kergem leida siis naisi partnerit. Ma räägin siis üleüldiselt ikkagi nagu mehe-naise suhtes, eks ju, ja siis tõmmake paralleele need enda töökaaslaste ja siis laste ja nii edasi ja emade-eiedega läbisaamise puhul. Nii, ja naistel on ka raske saada, ehk siis miks? Sellepärast, et number 1 on tegelikult kuninga ja kuninganna energia. Noh, saate aru, et tema lihtsalt ütleb, mis talle meeldib ja nii ongi. Ja nagu ta ei allu absoluutselt mingisugustele kompromissidele. Et see on nagu suht selline raske energia, ma ütleksin niimoodi, et ei ole häid ega halbu, aga siin on siis, vaatame siis, kes temale siis kõige rohkem sobib. See on nagu selline küsimärk, seepärast, et ta on selline väga iseteadlik. Et samuti ka väikesed tüdrukud ja poisid on sellise sünnipäeva energias, noh, kellel on näiteks lapsi, eks ju, kes on sündinud 1., 10., 19, 28, võite kommenteerida, et nad on sellised põikpäised. Vot tema ütleb, et nii on, siis ema peabki jooksma. Vot nii on. Nii. Ja nad on väga iseseisvad ja nad juba võtavad kohe vastutust kõigi ja kõige osas ja nii edasi. Ja lihtsalt niimoodi ongi, et võta või jätta. Niisiis, 1 vajab enda kõrvale number 1. Kokku liites nemad, ehk siis 1 + 1 teeb kokku tegelikult 2, eks ju. Ja 2 miinuses võib tekkida armu kolmnurkasid, ehk siis number 1 energiaga inimesele sobib number 1. Siis saab kokku 2. Kui te olete vaadanud seda top 3 kõige paremat suhted, siis esikoha peal oli tegelikult number 2, eks ju. See tähendab seda, et miinuses võivad tekkida armu kolmnurgad, et isegi selles suhtes, kas te tahate seda või te ei taha, aga lihtsalt justkui saatus hakkab teile kogu aeg teele tekitama selliseid, kas siis mega ilusaid mingeid sündmuseid, asju, kus siis lihtsalt vaatad, oppa, et kui ilus inimene seal liigub ringi. Aga see on sulle selles suhtes väljakutse, kas sa allud sellele või mitte. Nii, ja justkui kogu aeg nagu on pidev selline proovilepanek, siis selles suhtes on väga oluline teise suhtes olla aus ja arutada igasugused asjad läbi ja võimalikult palju teha teineteisega koos, et ei tekiks arusaamatusi. Kuigi siin number 1 puhul on selline üks väike jama värk selles suhtes, et mõlemad on, nii nagu ma ütlesin, kuningas, kuninganna, eks ju, saavad kokku, siis nad tahavad, et täpselt käib nii, nagu tema tahab. Ja siin peaks tegelikult austama kumbki teineteist ja anda võimalikult palju toimetamise vabadust ja nad peaksid tegelikult usaldama teineteist, mis tegelikult number 1 on väga raske teha, usaldada teist inimest ja siis, kui kokku saavad 2 mitte usaldavat inimest, siis nad lihtsalt peavad hakkama usaldama. Nii, et tegelikult see number 2 on väga ideaalne. Kes veel sobib number 1-le, siis tegelikult number 1-le sobib väga hästi number 2. Vot siin tuletan jälle meelde, äkki panen kohe lingid pärast ja kommentaari või keegi võib ise panna, kus ma räägin top 3 mitte toimivast paari suhtest, eks ju, siis seal oli, ma mõtlen, kas seal oli minu vist number 3 oli teise koha peal, kui ma ei eksi. Ehk siis, kes sobib veel number 1-le, see on number 2, siin ütleb, et sobib. Et siin teeb kokku nagu 3, miks ta siis oli top kõige kehvemas, eks ju, siis ma räägin seda. Et see number 3, kui teil tuleb kokku, siis see suhe on külm. Siin väga palju analüüsitakse teineteist, samas väga pikk ja kestev suhe võib sellest välja tulla. Kuid mis siis on see, et ta oli selles top 3 kehva läbisaamise suhtes on ju siis sellepärast, et number 2 on selline inimene. Noh, kommenteerige, kas te olete sama meelt või mitte. Number 2 on sellised sügavatundelised. Nad on
tahavad pikalt asju rääkida, nad tahavad, et neid mõistetakse. Selline da. Aga number 1 on selline, tuli, nägi, võitis, mina ei jaksa, mina ei viitsi, vaata nüüd ma teen sulle nimekirja. Vot see on vaja selleks õhtuks ära teha, see punkt ja õhtul näeme, valmis. Uks kinni pauguga. Ja siis number 2 mõtleb, et kust mina siis alustan. Helistada ei julge, aga ära tuleb see teha. Sest number 2 on üldjuhul eriti puhtad 2 ja 20. päeval sündinud on eriti sellised hästi rahulikud. Vot. Ja siin on muidugi selles suhtes, mis on oht, on see, et number 1 on selles suhtes väga julm ja otsekohene. Number 2 on jällegi selline haavatav ja tundlik. Et see suhe toimib sel juhul, kui number 1 arvestab sellega, et number 2 on tundlik. Temaga peab olema pika kannatusega, 10 korda räägid ühte asja ja siis see jõuab kohale. Ma ei taha üldse number 2 tegelikult solvata, sellepärast, et teil on täiesti koht siin taeva all, jah, tahan ütelda. Et teid on väga-väga vaja, sellepärast, et number 2, ma räägin teist kunagi ühes teises klipis, ma hakkan kõikidest rääkima kordamööda, aga ma räägin praegu just nagu koos olemise mõttes, tegelikult olete väga head pereinimesed. Et aga number 1, tal peab nagu aru saama see, et see 2 vajab rohkem mõistmist, arusaamist, et ja number 2 peab aru saama selles suhtes, et mitte nagu nutma hakkama selle peale, kui number 1 ütleb järsku seepärast, et ta ei vihka sind, vaid ta lihtsalt ongi selline. Ja mis siin võib olla, kui näiteks number 2 on selles suhtes naine ja number 1 on mees, siis üldjuhul see number 1 hakkab number 2 ära kasutama, ahistama ja nii edasi. Ja tegelikult mul on siin märkmetesse pandud ka, ma vaatan spikrit ka, et ma midagi siin maha ei jäta, ütlemata ei jäta. Et siis vastupidi ka, et kui naine on number 1 ja siis mees on number 2, siis tegelikult ka naine võib hästi kihvtilt nagu alistada. Pange tähele, see tegelikult toimib hästi, see number 3, ainult siis, kui saadakse aru, kellel millised tugevused ja nõrkused on. Ja üksteisest tuleb aru saada. Üsna keeruline on. Ma ütlen tegelikult, kui ma numeroloogiaga kursis olen, mina kohe küsis kõigepealt, mis päeva sa sündinud oled. Vot ja siis hästi kähkulaseks kokku sobivus nagu, et kuidas võtte kokku ja siis vaataks, et kas lööks käed, et hakkame kuule koostööd tegema. Ja siis samas on see, et koostööpartneritena ka, et kui te olete näiteks number 1 ja number 2, näiteks 2-1 saavad väga hästi hakkama, kui nad on äripartnerid. 2-1 näiteks lapsevanem ja laps saavad ka hästi hakkama, selles suhtes, kui nad täpselt teavad, mida nad teevad. Aga nii kui keegi nendest on 2, on ju, et kui sa oled lapsevanem, siis raudselt see number 1 lihtsalt tõstab häält ja number 2 lihtsalt tõnnib niimoodi vaikselt nurgas ja nii edasi. Okei, emotsionaalseks me alles number 1 juures, meil on 9 numbrit veel, tähendab kuni 9 numbrini, eks ju. Nii, number 1 võib sobida kokku ka näiteks number 5, kui nad kohtuvad, siis moodustub number 6. Kui te olete mind kuulanud, siis number 6 on selline täisarmastus, selline võt, niimoodi, jah, ma ei tea, kuidagi veel tehakse igasugused asju neid. Okei, vahet pole. Ehk siis see on see, et see on täisarmastust number ja siin võib olla ainukeseks takistuseks pikaaegse suhte perspektiivis see, et number 5, ehk siis mäletate, number 5 on need, kes on sündinud 5., 14. ja 23. jah. Et kui nüüd number 1 oleks 5 partneriks, siis alguses võib neil olla kõik kuki-muki, lilled, pilved, küünlad ja nii edasi, on ju. Aga siis hiljem tuleb välja, et 5 on selline külm, ta on küll väga andekas ja tema on selline, kes tahab vabadust saada. Ja ta tahab selline kähku siia, kähku seda, ta. Ja siis, aga number 1 on ikkagi selles suhtes konkreetne, otsekohane, julm. Ja kui number 1 saab aru, et number 5 soovibki rohkem vabadust, siis see number 1-le ei meeldi. Seepärast number 1 tahab väga, ükskõik mis number talle satub teele, number 1 hakkab teda kontrollima. Vot, ja siis tekibki probleem majja. Ja kui number 5 ei ole valmis oma vabadusest loobuma, siis ja ainult number 1 teenima, siis tegelikult meenutame seda, et number 1 on kuningas ja kuninganna. Tuletan meelde, et number 1 puhul on number 1, 10,
19, 28. Tegelikult kõikidel nendel numbritel seal on veel omakorda tähendused, et ma ütlen nüüd väga nagu laialt. Ehk sina, kes oled sündinud näiteks 19. päeval, ütled, et see üldse sina ei ole, siis ma räägin üleüldiselt, eks ju. Nii, ja siis kui ja nende suhe võib hakata niimoodi väga bravuurikalt, nad võivad hästi kiiresti alustada suhet. Ja mis siin muidugi kriitiliseks võib tulla on see, no ma vaatan nüüd oma spikrit siin, et nad võivad kui siis pikem suhe juba hakkab olema, siis teate, seal hakkab see, et seal hakkab nagu igav. Üks kontrollib kogu aeg, teisel on nagu ahistav olla ja siis tekivad armukolmnurgad. Hästi palju valetamist, hästi palju keerutamist. Aga kui nad saavad aru sellest, et number 1 võtaks veidikene ego alla, annaks teisele rohkem vabadust ja number 5 saaks aru, et ega siis iga kord polegi vaja joosta igale poole, et 5 koolituse asemel võta näiteks 1, eks ju. Et, ja kutsu see number 1 ka näiteks kampa. Siis üldjuhul number 1 ei ole sellist asjadest huvitatud, kahjuks ma ütlen teil siin juba eelnevalt ära. siis kõik asi nagu laabub. Seepärast, et number 6 on hästi armas number ja see demonstreerib hästi palju armastust ja hästi palju üksteise mõistmist. Ja nüüd siin ma tahan teile meenutada seda, et number 6 nüüd tuleb teiste numbrite kombinatsioonis ka palju välja. Jätke meelde siis, kui ma räägin, et tuleb koosluse numbriks number 6, siis te saate selle põhikirjelduse nüüd siit number 1 ja 1 + 5 kokku selle 6 alt. Ma loodan, et väga keeruliseks ei lähe, numbrid on palju. Nii, ehk siis number 6 tuleb 1 ja 5 kokkuliitmisel ja see on hästi palju armastust, üksteise mõistmist, kui nad saavad aru üksteise iseloomudest. Sellepärast, et number 1 puhul, et tema on selline hästi nõudlik ka enda suhtes, ja teise suhtes, ükskõik mis numbritega ta kokku hakkab, siis ta nagu käsutab, alistab. Ja selles suhtes, et number 1 on ka selline, teate, väike kikeriki, et kui tema otsustab, et temal on armuke, siis ta ongi nagu isegi kohe nagu õige omast arust, et tal on armuke. Nii, okei. Et number 6 annab tegelikult suhtele väga hea poweri ja ka hästi palju energiat selleks, et koos olla. Tegelikult 1 ja 5 saaksid koos olla väga hästi. Vot nii. Ja siis, kui number 1 liita teiste numbritega kokku, nagu näiteks number 3, number 6, siis hakkavad juhtuma hoopis teised situatsioonid. Ehk siis see, et seal igal koos olemise numbril on erinevad energiad. Ja sellepärast sobibki näiteks number 1 kõige parem number 2 või siis number 5 ja tihtipeale on ka paarid näiteks number 1 ja number 8, mis siis teeb kokku number 9, see sümboliseerib mingi asja lõpetamist. Ehk siis see tihtipeale võib olla, et emmal kummal sellel partneril on olnud eelmine suhe ja justkui 1 ja 8 kui hakkavad kokku, siis nagu nad saavad kiiresti sellest eelmisest suhtest nagu üle. Ja number 9 tegelikult on hästi mega hea number. See on selline vaimne, ütleme siis niimoodi, kui näiteks number 2 on hästi, kui te saite kokku number 2, siis on selline koos tegutsemist ja ta-ta-ta, number 6 on hästi palju sellist magamistoas olemist ja number 9 on selline zen, selline mõnus üksteisega olemine. Muidugi siin arvestab, et number 1, kellel on mega hea iseloom on ju selles suhtes ja number 8 on ka oma iseloom. Et kui nemad hakkavad kokku, siis see liit võib olla täiesti, ütleme siis noore põlvest kuni surmani välja. Ja hästi vaimselt tugev, sest number 8 on selline suhtes eriti jalad maas ja tegutsev. Number 8 annab siis, number 8, kes on siis, see on need inimesed, kes on sündinud 8., 17. Ja siis 25 äkki või? Ei, 26, 6, 7, 8, 26, jah. Nii, ma loodan, et te saite aru. Siis nad on sellised, kes kõik teevad nagu kodu heaks. Nad on nagu mega head inimesed, hästi turvalised elukaaslased, kas ta on siis naine või ta on mees, vahet ei ole. Ja siis number 1 on rohkem selline, kes nagu umbes käsutab, eks ju, aga ega ta sittagi teha ei taha. Oi, issand jumal, ma ropendasin võitsa. Vahet pole, aga peab paika. Tema on selline, et umbes nüüd teeme seda, ja siis ta võib võtta lihtsalt puldi ja hakata telekat vaatama. Ja siis ta ütleb, ja, ma rääkisin küll, aga sina pidid ju need asjad ära tegema. Sest tema on ju kuninganna.
või kuningas, eks ju, sõltub, kes ta siis on, mees või naine. Aga tegelikult on sellel 9 energiaga liidul hästi hea sümbioos ja nad toetavad üksteist ja nad saavad hästi mõnusalt teineteisega hakkama. Vot. Ja samas, kui me nüüd võtame selles suhtes, et elukaaslastest rääkisin justkui praegu, kui te olete partnerid töö juures, siis täpselt sama seis. Kui teie liiduks tuleb number 9, see tähendab seda, et ükskõik mida te siis ka kokku ei liida seal, siis see tähendab seda, et hästi peate saama, teil on hästi mõnus vaimne nagu läbisaamine, te mõistate teineteist, aga siin tulebki tähele panna, millal te nagu sündinud olete, et te saaksite selle balanssi, et keegi üksteist ära ei kasutaks, jah. Nii, lähme edasi. Number 2. Issand, me oleme alles number 2 juures. No ma ei tea. Vaatame, kuidas edasi läheb. Nii, rääkida on nii palju. Ma loodan väga, et te saate aru kõigest, mis ma räägin, sest ma olen ise nii selle teema sees, et ma lähen põlema alati. Nii, number 2. Kõik need on need, kes on sündinud siis 2. päeval, 11., 20., 29. Et nii nagu enne ütlesin, et number 2 sobib väga hästi number 1, eks ju. Ja huvitav on siin see, et number 2 sobib kokku ka number 8-ga. Huvitav. Ehk siis number 8 on need, kes on sündinud 8., 17., 26. Summaks tuleb sellisel puhul 1. Ja sellise suhte puhul number 8 väga palju kannatab, ta on kannatlik number 2 suhtes. Kui te mäletate, ma rääkisin, number 2 on selline rahulik, mõtleb kaua, talle tuleb pikalt rääkida ja siis ta veel küsib, et aga kas ma sain õigesti aru, et kui ma nüüd teen seda ja siis, aga number 8 on selline, tema jaksab kaua rääkida ühest ja samast asjast. Tervitused ühele mehele. Ma ei tea, ma arvan, et sa vist ei kuula neid minu videoid, aga ikkagi. Jah. Alles eile kohtusin temaga ja siis ma ütlesingi, et mis sa nüüd jälle teed? Sorry, muutsin emotsionaalseks, aga me oleme nii lähedased teineteisega, et selles suhtes on huvitav. Ja siis ta ütleski, et issand, kas ma teen jälle seda sama asja? Ühesõnaga, ta hakkab ühte sama asja muudkui nagu, ma ütleksin isegi veitsa nagu vinguma, et mina olen näiteks number 7, mina ei jaksa kaua kuulata, aga number 2 kuulab, teate, ta võib niimoodi kuulata. Issand jumal, küll kui huvitavalt sa räägid. Vaat, niimoodi. Nii, ehk siis nemad sobivad kokku ja tegelikult teate, mille pärast, seepärast, et 8 + 2 sealt tuleb kokku 1 ja 1 on selline, nii nagu ma ütlesin, et number 1 inimesed on kuningad ja kuningannad ja siis, kui te saate suhte kokku sobivuse numbriks number 1, siis see on ka nagu selline täis energiat läbi seinte, liidrid, strateegia, see on täiesti selline süsteemne nagu liikumine ja seal võib küll tekkida raskusi, probleeme, ma ütleksin niimoodi, kelle neid ei tuleks, mis energiates neid ei tuleks. Aga sellisel puhul peab hästi palju nagu mõistma just seda number 8 ja number 2 seda energiat. Seal peab väga palju vestlema oma vahel ja seal tuleb aru saada, kes on liider. Sest number 2 on väga aeglane ja number 8 on selline, kes võib ka närvi minna, kui number 2 piisavalt nagu aru temast ei saa. Et siin tuleb nagu seda panna, et mul on nagu kahtedes selles suhtes nagu kahju, et 2 kipuvad olema liiga aeglased nendele nagu suurematele numbritele. Et siis ma arvutan kokku, mäletate number 9-ni, 1-9-ni. Et see number 2 on selline nagu numbrite kombinatsioonist üks kõige pehmemaid. Aga seal on palju erinevust, vaata selles suhtes, kui ma ütlesin, seal on number 2, seal on 11, 11 on hoopis teistsuguse energiaga kui number 2 tegelikult. Ja seal oli siis kokku veel, mis see siis oli 20 ja 29, eks ju, need veitsa ja tegelikult väga kõvasti on üksteisest erinevad. Et kui sa ütled, et no vot, mina olen 20 sündinud ja mina küll pehme ei ole. Üldjuhul oled, aga 29 raudselt pehme ei ole, temal on juba väga palju kavalust seal sees, aga no ma räägin tulevikus teile sellest. Nii, ideaalselt sobib siis number 2 number 1, kui te mäletate, eks ju, ma rääkisin sellest number 1 hästi pikalt, peaaegu 15 minutit. Au ja kuulsus teile kuningad ja kuningannad. Ja siis number 2 sobib ka number 4, sellepärast, et mis te arvate, 2 + 4, mis numbrid me saame? 6.
ja seal on palju romantikat, palju illusioone, et magamistoas kaugemale suhtalguses üldse ei saa. Ja number 2 oma energia poolest on väga veetlev, väga tähelepanu tõmbav, tihtipeale võivad nad olla kuskil ka silmarõõmud. Ehk siis, mis see toob siis suhtesse, on see, et number 2 nad on küll hästi leebed ja hästi nunnud ja nagu ideaalne inimene üldse kogu maailmas, et vau. Aga ta on selline suht salakaval ka, et tal võib olla selles suhtes kolmas, mis ma ütlen, armukolmnurgad võivad tekkida just sellepärast, et number 2 hoiab igaks juhuks vana armukest veel alles või tal on nimekiri kuskil selline nagu tagavara nimekiri. Et igaks juhuks, kui ei lähe hästi, vaata, siis ta lihtsalt võib sellele inimesele kirjutada, aga mäletage jumala eest, see ei ole kõikide puhul. Ja siis ka näiteks ütleme koostööpartnerite puhul, kui teil on näiteks seesama värk nagu, et number 2 ja number 4, siis koostööpartneritega mina väga loodan, et kohe voodisse ei minda ja üleüldse voodisse ei minda. Ehk siis see, et hakkab koostöö, siis te lepite kõik väga hästi omavahel kokku. Ja number 4 on selles suhtes, ma kohe tegelikult räägin ka siin veits edasi varsti, ta on hästi strateegiline. Koostööpartnerina üldse 4 on nagu ideaalne. Ja number 2 on selline pehmekene, ütleb, et talle kõik sobib. Number 4 ütleb, et nüüd hakkame niimoodi tegema. Number 2 kohe hakkabki muga tegema. Number 4 teeb ka, tema on nagu täielik tööhobune. Aga mis teeb number 2 tihtipeale on see, et kui number 4 on otsustanud, nii, nüüd me teeme kahekesi taes, number 2 peab hakata mingi aeg igav ja siis helistab keegi mingisugune seltsimees Tiit või Teele talle ja siis ütleb, et kuule, mis sa arvad, et kui teeks seda projekti nüüd sinuga, siis see number 2 mõtleb, issand jumal, aga ma praegu just teen seda. Ja ütled, aga ei ole midagi. Muidugi, ma võin ju 2 kohas ka olla, kui lepingus meil ei ole seda sätet, et ei tohi nagu teha paralleelselt on ju teises kohas. Aga tuletan teile meelde, kõik 2 ei ole sellised, absoluutselt mitte. Võivad olla igasugused numbrid sellised, kui nendel on veel kõrvalmõjutusi, näiteks nagu kuu ja aasta. Me praegu vaatame sellisel puhul ainult seda sünnipäeva. Nii. Ja, ehk siis, kui number 2 ja number 4 kokku saavad, siis number 4 on jällegi väga konkreetne iseloomuga, et numeroloogias tihtipeale abielude ja liitude lõhkuja on ka number 4. Mis see tähendab siis seda, et number 4 on selline, kes ei kannata, kui valetatakse, kui petetakse, kui ei räägita asju ausalt lahti. Ehk siis seda, et number 2 puhul, mis number 2 võib 4 puhul teha, on see, et ta on selline piisavalt libe kala. Võt. Aga ma ei süüdista number 2, number 2, ma tuletan teile veel meelde, te olete mega head pereinimesed tegelikult. Teil on vaja lihtsalt leida õige partner. Ja number 4 on siis see, et tegelikult kõik partnerid oma vahel, te peaksite lihtsalt usaldama üksteist, rääkima tõtt üksteisele ja mitte valetama ja vassima. Et ma saan aru, sina, kes oled 20-aastane või 21-aastane, elu on alles ees ja siis mõtled, et aga miks ma peaksin praegu mind uskuma ja siis üldse palun ära vaatage seda videot, see pole sinu jaoks. Nii nagu siin TikTokis ka ütlesin, tegin väikse video ühe noormehele, kes 21 aastane ja on 10. päeval sündinud ja väitis, et minu jutt on B, siis ta ei saagi sellest kunagi aru, et äkki aru saama. Ta ei peagi üldse vaatama, nii et ma ei tea, miks ta üldse minu kanalile sattus. Nii, ja ehk siis number 2 on kõige ideaalsem partner number 1, nagu ma ütlesin, ja teistega ta võib ka koos hakkama saada, kuid siis on väga oluline tal õppida tundma see partner koos oma plusside ja miinustega, sest number 2 on haavatava hingega ning teised numbrid võivad nagu kergesti süttida number 2 puhul, ütleme siis niimoodi. Ja olgem ausad, siis ükskõik mis numbril me sündinud ei ole, siis see, mis meid nagu ligi tõmbab, on ju tegelikult see seksuaalne ligitõmme, kui me otsime nagu partnerit. Aga kui sul sünnib näiteks laps seal 2. päeval, 4. päeval või mida iganes, vaata see energia, siis siin me ei räägi seksuaalsusest, siis me räägime sellest läbisaamisest, nii nagu ma ütlesin, et isa võib saada, no näiteks kui on, näiteks laps on sündinud, no et ta on 2. päeval, eks ju, ja isa on mis päeval, ütleme siis number 1, siis nad üldjuhul võivad hästi läbi saada või siis ema number 1 võivad hästi läbi saada, aga siin on pigem see, et number 1 tahab võtta seda võimupositsiooni. Või siis, kui on vastupidi laps number 1 ja ema on näiteks number 2, siis on tihtipeale see, et mida suuremaks laps kasvab, seda rohkem ta hakkab nagu
talle näitama seda, et siin muidugi sünnikaardis ma saan ka vaadata teie lapse iseloomu plussid ja miinused, ükskõik mis päeval ta on siis ka sündinud ja siis annan ka soovitused hobide puhul, mis talle sobivad, kuidas selle lapsega käituda, annan soovitusi selle emale, isale on ju. Ja meie hinnakirjast näeb, see on üks kõige selliseid soodsamaid, kui ma ei eksi, kas oli 25 eurot, see on nagu soovitab väga kuumalt võtta, sellepärast et tegelikult minu videotes saate ka väga palju aru, kes milliste iseloomudega on. Aga partnerlussuhtes ka pange siis väga tähele, et mis numbritega te olete. Nii, ja korrutan veel kord, et info on üleüldine. Kui tellid sünnikaardi analüüsi, siis see sisaldab juba rohkem informatsiooni ja see puudutab siis sünnikaardis ma teen sinu ja sinu kas koostööpartneri või sinu elukaaslasse kokkusobimist. Seal on siis selles suhtes sünnikaart sisaldab erinevaid kolmnurkasid, käige vaadake mu eelnevaid neid videoid, kus ma räägin, mida see sisaldab, ma ei hakka siin rääkima. Ja siis seal on see suhte kolmnurk, kus ma räägin, milline sina oled suhtes. Ja siis lisaks saad selle partnerluse analüüsi, sõltub ka sa siis võtsid kirjalikult või suulisi versiooni, suulises siis on 2 korda kohtumist minuga, ükskõik millal soovitan seda teha mitte enne, soovitan teha seda just kas keskpaigas või siis juba lõpupoole võime siis rääkida näiteks kas või 2 tundi, ma tahan, et see suhtlemine jääks umbes tunni aja juurde. Seepärast, et ma tahan sind üllatada, kuivõrd hästi numeroloogia sinust räägib, on ju. Ja numeroloogia ei ole ennustamine, see on täielik statistika, mis on tehtud aastatuhandete pikkuselt ja uuritud, kuidas käituvad need või teised numbrid, mis on väga huvitav. Nii, sain kõik asjad räägitud ja ükskõik mis paketi sa ka ära ei vali, siis on see, et edukuse koodi saad ka veel tasuta peale. Minu meelest edukuse kood on nii mega, et ma soovitan kõigil seda võtta, kes ei taha üldse sünnikaarti võtta, siis võtke ainult edukuse kood, et kirjuta mulle numbritekeel.ee. Ei, valetan praegu, numbritekeel@gmail.com. Issand jumal, mis asja ma suust välja olen. Ja siis te saate siis selle info ükskõik, mida sa siis ka ei taha. Nii, lähme edasi. Aitäh teile siis number 3 ja nii edasi numbrid, kes on nagu väga ei jaksanud ja sina, kes ajavööndid oskad panna, võid panna siis ikkagi siia igaks juhuks, et saaks kiiremini. Nii, teie siis, kes te olete sündinud 3., 12., 21. ja 30. et teie hindate sellist, te olete iseloomu poolest sellised, mitte jutustajad lihtsalt, aga te argumenteerite, kui te räägite. Teil on hästi palju teadmisi, te toote näiteid elust enesest ja nii edasi. Te hindate, kui teie kõrval on partner, kes ka oskab seda teha, siis kõige paremini sobivad teile näiteks number 3, sest 3 + 3 teeb kokku 6. Ja kui te mäletate, siis number 6 energia on täis sellist harmooniat, magamistoa energiat, siis väga tugev ligitõmme, veetlus, librikad kõhus, eriti suhte alguses on lihtsalt selline wow! ja täiesti üksteise mõistmine. Ja muidugi siis, kui teil tuleb argipäev 2-3, siis on see, et tundub, et nagu issand jumal, küll see teine teab ikka nagu niivõrd vähe, et suhte alguses imelik, kuidas mul tundus, et oli nii tark, aga siis pärast on see, et eriti kas sa oled kas täpselt 3. päeval sündinud või 12. päeval või 31. päeval, siis no see on mega või siis 30. päeval jah, sellepärast, et nendel kõikidel numbritel on veel oma energia. Ehk siis näiteks 12 võib täiesti maha tulistada number 3, eks ju, 21 võib olla leebem kui number 3 või 12 ja nii edasi. Nendest tulevad pikemad videod, igast numbrist hakkan eraldi rääkima. Nii eks 3 ja 3 sobivad üksteisega väga hästi kokku ja siin tuleb lihtsalt toetada teineteist, mõista teineteist ja nii edasi, et nii nagu ükskõik mis numbrid kokku saavad, siis jumala eest lihtsalt õppige tundma seda numbri energiat. Ja sellised kismad arusaamatused tulevad ükskõik mis numbri puhul, isegi sellel ideaalsel 6, aga siin on lihtsalt see, et aru saada, kes on kes. Nii, ja siis sobib number 3 väga hästi number 8. Ja see, nagu te siis mäletate, number 8 ja 3, kui te kokku liidate, siis see tuleb number 11, 1 + 1 ja see on kokku 2. Ehk siis number 2 oli kõige kihvtim ja kõige parem selles top 3-s ka, kui ma rääkisin teile. Ja siis see on üksteise mõistmist väga palju, koos tegemist ja eriti, kui sa saad veel kokku teie kooselu numbriks koos partneriga, ütleme ka, mitte koos elu, aga siis ütleme koostööpartneriga
kokku 11, ehk siis 1 + 1 on 2, on ju, siis see 11 iseenesest, te ei kujuta ette, milline mega power sellel on, et see on lihtsalt selline, kui ma rääkisin, et number 1 iseenesest on kuningas ja kuninganna, on ju, aga kui sul on kõrvuti 2 ühte, ma väga loodan, et te saate aru, millest ma räägin. Kui on 2 ühte, ehk siis need tüübid, kes on ka sündinud 11. päeval, siis oi, millised tüübid need on. Ehk siis tüübid all ma mõtlen nii naised kui mehed, kes tegelikult on kokku jälle justkui 2, eks ju. Aga tegelikult, kui sa nagu eraldatad niimoodi, siis nad on täielikud strateegid, nad on väga head müügiinimesed, nad on väga kindlad. Kui nad midagi otsustavad, siis selle nad ka läbi teevad, kas või veri ninast välja. Et nad võtavad väga tohutult riske, ehk siis see kooslus, kus te saate kokku 11, ehk siis kui sa oled ka näiteks ema, kes on sündinud 8. päeval ja sinu laps on siis 3. päeval. Ja siis sa nagu justkui saadki aru, et täitsa lõpp, te täiendate nii hästi teineteist, on ju, või siis koostööpartnerid ka. Siin on muidugi omad veidrused, see, kes on siis number 8 sündinud, mäletate, tema on selline, kes on väga täpne. See on karma number, see on raha number, väga töökas ja number 3 võib olla selline veidikene kavalpea suhtes selles suhtes, et veitsa viitab nagu ühe poole, aga number 3 jutustab väga palju. Tema on selline nagu, voo, teeme seda, teeme teda, vot mina tead, koolis õppisin kohe, et seda asja peabki niimoodi tegema. 8 juba võtab töökindad, paneb kindad kätte ilusti ja võtab seal, ma ei tea, pintsetid, haamri, ma ei tea, kõik asjad ja siis number 3 ütleb, et oot, ma lähen käin kähku, toon ühe asja, vaata, et üks mingi õli puudub ja siis number 8 hakkab tegema. Ja number 3 tuleb mingi hetk ja mõtleb, et oi, aga tead, mis ma just tegin Google lahti, teoreetiliselt sa tegid veitsa teistmoodi, siis 8 ütleb, et päriselt, tegelikult ju see saab ju tehtud, vaata. Noh, ja nii edasi. Kirjutage kommentaare, kas tundsite ära. Nii, lähme number 4 juurde, need, kes on sündinud siis 4., 13., 22. ja 31. päeval. Nii, siis teate, siin on nüüd kohe üks selline väga huvitav lugu, mis tahan teiega jagada. Kas oli nüüd mütoloogia? Mitte siis ma kuskil tead seal enne meie aega või enne Kreeka aega. Ma päriselt räägin, ajaloos oli mul 2, et ajalooõpetaja võib ka öelda, tema ikka mõtles ka, et kuidas ma nagu mitte essugi aru sellest ei saa. No ei saanud. Nii, ehk siis ajaloos on selline lugu, ehk siis number 4 ja number 7. Kes sobivad kõige paremini siis number 4, eks ju 7. Siis on olnud kunagi 4 ja 7 tervik. Ehk siis number 4 on olnud keha. Ehk siis saate aru, see on nagu siis selline, see on pea ja see on see. Et see osa on olnud justkui 4 ja see on olnud enne 7. Ja see on siis selline lugu, et kuna nad olid koos selline väga-väga mega jõud, ehk siis on olnud kunagi nagu justkui üks jumal või selline nagu ülivõimekas jumal, aga selleks, et saada ühest võimekast jumalast 2 jumalat, nii nimetatud, siis tehti see pooleks. Ehk siis 4 on väga tugev keha, hästi võimekas, hästi kiire. Kui te tunnete kedagi, kes on sündinud 4., 13., 22. või 31. päeval, siis nad on sellised, saate aru, kõike teevad jube kähku. Mõte tekkis see, kohe hakkas juba tegevusse. Ta võib muidugi ka teha hästi pika nimekirja ja hakata, ütleb, et ta tahab täna näiteks muru niita, siis ta tahab võib-olla õunapuid lõigata, siis ta mõtles, et ta vahetab rehvid ära ja siis ta vahetab autos nagu õli ka ära, nüüd kui tegemist on mehega, või siis naine hakkab, et ma täna koristan, siis võtan tolmud, siis ma mõtlesin, et vot väga hea, üks seebikas tuleb täna ja siis, et kuuled, aga mingid lilled on vaja istutada. Ühesõnaga siis ja õhtul kell 8 tulevad meil külalised. Vaikus. Seepärast minu meelest number 4. Need olid sealt sellised masinad. Mu kaaslane on number 4, sellepärast ma sellest räägingi. Mina olen number 7. Aga tegelikult nad saavad väga hästi läbi. Nad on kokku loodud. See on üks kõige paremaid kooslusi. Vahet pole, kas sa oled naine või sa oled mees. Aga nad mõistavad üksteist. Sellepärast, et number 7, nii nagu ma ütlesin, sellel niinimetatud jumalal oli siis see oli pea. Siis number 7 on niimoodi. Number 7 elab oma peas kogu aeg. Tal on peas hästi palju mõtteid. Aga mis number 7 viga on see, et ta ei liiguta eriti. Ehk siis, kas te olete mind varem kuskil näinud pildis? Ei ole, on ju. Aga teate, kui palju projekte mul peas on olnud. Ja siis, mis selle asja nimetuseks on, siis ütleme see, et number 7 puhul tihti takistuseks on lihtsalt konkreetne laiskus ja siis tegelikult, mis selle laiskuse taga on, siis sulgudes on see, et ta kogu aeg
nagu arvab, et ta pole veel küps, ta peab veel mõtlema, ta peab veel õppima ja siis ta läbib niimoodi koolituse aastaid, aastakümneid. Ja siis lõpuks on see, et issand, ma olengi tegelikult nii vana, et kus ma ikka ronin ja siis korraga sa näedki, et keegi teebki juba seda. No finito valmis on ja siis võtad puldi ja vaatad telekat edasi kuni surmani. Aamen. Ehk siis saite aru. Nii, aga kokku sobivad number 4 ja 7 kõige paremini, sellepärast nad täiendavad 11. Sellepärast, et kui kell 4, jah, kui 4 näiteks kädistab palju oma ideedest, mis te arvate, kas ta kõik ära ka teeb? Et no hea on, kui ta 1 või 2 nendest ära teeb, aga number 7 lihtsalt rahulikult ootab, kui ta selle ära räägib. Ja siis peavad plaani, teevad midagi koos ära ja siis teevad strateegia. Igal päeval midagi tippa-tappa ja siis nad saavadki kõik selle asja tehtud, aga meeskonnana on nad lihtsalt nagu suurepärane, sellepärast mäletate. Number 4 pluss 7 teevad kokku 11 ja 11 on tegelikult strateegiliselt üks kõige ideaalsemaid paare ja 1 pluss 2 on kokku 2. Ehk siis kui 1 pluss 1 paari kohal, ma rääkisin seal ees, et see on 2, siis see ongi puhas 2. Seal on nagu rohkem sellist, ma ütleksin, armu kolmnurkasid ja kõike muud, aga siis, kui sa saad kokku liites 11, noh, mitte, et minu nüüd paarilisega on selline number, et ma sellepärast õnnelik olen, muidugi olen õnnelik, sellepärast, et tõsiselt mul pole sellist kogemust enne olnud, et lihtsalt see kõik läheb nagu niimoodi, täpselt nii, nagu me oleme kokku leppinud, nii kõik läheb. Siin on väga oluline nende, kes saavad kokku kas number 2 või number 11, mis on kõige parem nagu sobivus. Olge hästi ausad. Igas asjas hästi ausad, aga ei tohi olla kahtlustavad. Number 4 kipub olla 7 puhul selline nagu kahtlustav, et aga see ei helistanudki mulle tagasi. Okei, ma ütlesin, et mul võib natukene pikemaks venida. Või siis on vastupidi, näiteks number 7 võib-olla kogu aeg sõidus kuskil. Vot. Nii õhinasse sattusin. Nii, number 4 sobib ka kõige rohkem, mitte kõige rohkem teiseks, siis sobib talle ka number 2, aga kui te mäletate, siis 4 pluss 2 tuleb kokku 6. Ja number 6 on tegelikult on ta hea koosluse number sel juhul, kui seal saadakse aru, kes on kes. Ehk siis number 4 ja 2, ma enne rääkisin ka seal number 2 kohal, kui 2 anda see number 4. Siis number 2 on pehme natuurilt. Number 4 on selline tuli, nägi, võitis, nüüd hakkame tegema, nüüd hakkame ehitama, nüüd on 15 telliskivi, nüüd on vaja seda panna ja siis ta ja siis ta võib selle number 2 täiega nagu paanikasse ajada, sellepärast number 2 on rahulik. Ta nagu hommiku ärkab ja siis ta näiteks 3 tundi joob näiteks ühte asja teed. Ma liialdan muidugi. Number 4 on juba kuule lõunaga ära söödud ja õhtusöök ka veel nagu sisse pistetud, siis ta mõtleb, et number 4 kusjuures nagu armastavad väga. Nad on nii energilised, nad kulutavad kogu aeg, nad tahavad kogu aeg süüa, näksida, tal on kogu aeg mingi peal. Pange tähele seda, pange kommentaaridesse, et ma tunnen tegelikult nüüd läbi numeroloogia, ma nii palju pannud tähele inimesi, et siis number 4 on lihtsalt nagu vapse. Ma nagu mõtlen päriselt, kes sa oled selline? Nagu, ma lihtsalt imetlen, seepärast, et no, teatud kuulsusi on ka number 4-sid, siis pange tähele eriti, kes on sündinud 13. päeval. Nad on nagu mega, ükskõik, kas ta on naine või mees, teda lihtsalt on igal pool. Facebookis ka. Ma räägin nüüd Eesti kuulsustest. Aga no, au ja kuulsus, nad jõuavad igale poole ja nad on väga sellised nagu tegijad ka üldjuhul. Kodus nad võivad sellised nagu Figaro siin, Figaro seal olla, aga kui nad midagi oma töödes on nad mega vastutustundlikud. Ja, sellest räägime kuskil mujal. Issand, ma vaatan, ma nii palju juba rääkinud. Okei, meil on veel mõningad numbrid. Nii, siis number 5, need, kes on sündinud 5., 14., 23. päeval. Teie sobite kellega siis kokku, mäletate, ma juba enne selle üleval ka rääkisin, aga veidike teie iseloomudest, et tulete siis suht konkreetsed. Teil on veidikene, teate, mis räägitakse siin numeroloogias teie kohta. Ma number 5-ga rääkisin ka ja ta ütles, et jaa, võib küll niimoodi olla. No vähemalt ma sain kinnitust. Ma tunnengi ühte number 5 ja imearmas inimene, et aitäh sulle, tervitused sulle, kui sa mind kuulad, küll sa ära tunned ennast. Ehk siis suht külma energiaga, suht sellised adekvaatsed, nad uurivad ja puurivad kõik asju hästi. Nad on, kuidas ma mõtlen, öeldakse, et nad ei ole ei mehed, ei ole ka naised, sellepärast neil on nagu justkui energiat, nii mehe kui naise energiat sama palju. Noh, kui ta on siis naine, tal on hästi palju seda meesenergiat sees. Pigem on ta üleüldse nagu meesenergia, ütleme siis niimoodi. Ja väga palju võib homosid selle all olla, ehk siis lesbisid ja geisid number 5 all.
no mis ei ole hea ega halb selles, sest minu meelest inimene on inimene ja minule sobivad kõik inimesed, kui nad on ainult inimesed. Et minu jaoks on väga oluline üksteise mõistmine, läbisaamine ja üksteise austamine. See on minu Merikese enda konkreetne vajadus inimestega suhtlemisel. Et kui on midagi kokku lepitud, siis iga üks nagu peab sõna. Et see valetamine ja vassimine ei ole minu tass teed. Nii. Kähku lasen silmadega praegu läbi, et ma midagi maha ei jätnud. Nii, siis number 5 sobivad kas number 6 või number 1. Siis number 5 sobib ka tegelikult väga hästi teiste numbritega kokku. Aga number 5 puhul siis see, et ta peaks nagu väga aru saama just nende teiste numbrite energiast. Ja üleüldse kõik numbrid peaksid aru saama üksteise energiast, kuidas need liiguvad ja aru saama nende miinustest ja nende plussidest. Ehk siis nüüd, kui 5 liita kokku number 6-ga, see teeb kokku 11, mäletate, ja see on number 2 energia ja see on nagu mega hea. Ma jään alati korrutama, et minu meelest suhte number 11, ehk siis see teeb kokku 2, on üks kõige parimaid, seepärast, et see on strateegiline, see viib tulemusteni, seal austatakse 11 kui võrdset elukaaslast, ükskõik mis numbrite kokku liidate ja te saate, ehk siis enda puhul muidugi, kas siis töökaaslased või siis elukaaslased või siis lastega koostöö, ehk siis lapsed ka, kui saavad seal juba 18 ja pluss, mida iganes, eks ju, et siis on nagu hea vaadata, kuidas need energiat liiguvad. Seepärast, et kui seal tekib mingisugune selline liiga pehme number, siis sa saad ka aru, lihtsalt see ongi niimoodi ja see ka ei ole halb. Ja kui näiteks kokku liita siis 5 ja 1, siis see on nagu mega palju armastust, romantikat ja nii edasi. Ja tundeid ja seal võibki siis lõppkokkuvõttes nii nagu minge siis sinna number 1 juurde tagasi, seal ma räägin sellest 5 ja 1 väga palju. Siis te kuulete seal, ehk siis 1 on selline konkreetne, kontrolliv ja number 5 on selline vabadust tahtev, palju õpib, palju uurib, tegutseb, hästi sinne liikuv, et sealt peale vaadata selliseid, et üksteisele ruumi anda. Nii. Siis üleüldse, et nii nagu ma rääkisin, et kõik numbrid võivad üksteisega koos elada. Sõltub siis nendest kokkusobivuste numbritest ja siis, kui näiteks ma teen sünnikaardi, siis ma analüüsin sünnikaardis juba siis teie suhte juures nii päeva, siis sinu päeva ja elukaaslase päeva või koostööpartneri päeva, siis ka kuud, kummagi kuud ja siis see, et kuidas teie koostööpartneritena olete, siis seal ma liidan konkreetselt kokku teie sünniaastad ja vaatan, kuidas see energia nagu töötab. Ja see on nagu väga oluline aru saada, et see, mida ma siin kõik räägin, on üleüldine. Vot. Ja siis lähiajal on tulemas hästi mega lahedad videod, ma ise olen jälle nii südames sisse võetud, nii nagu igast oma videos, sellepärast, et ma hakkan rääkima eraldi lahti nüüd, nii nagu ma vist kas selle video alguses ka juba mainisin. Esiteks siis hakkangi niimoodi tegema, et räägin kõikidest number 1-dest, kes on sündinud, ehk siis see üks video tulebki, see sisaldab siis energia number 1, ehk siis kes on sündinud 1., 10., 19., 28. päeval ja räägin erinevalt kõikidest, et siis saame üksteisega rohkem tuttavaks. Ja ma korrutan veel kord, ei ole halbasi ega häid numbreid, lihtsalt teatud nüanssidel on nemad lihtsalt natukene nõrgemad. Nii, ja kui teil on soov ükskõik mida rohkem teada saada, siis kirjutage mulle numbrite@gmail.com, siis TikTokis leiab meid, eks ju, seal minu meelest on veitsa nagu klass nooremaid inimesi. Siin YouTube'is on inimesed, kes teavad, mida nad elus tahavad rohkem, Instagramis samuti ja Facebookis on meil oma grupp, suletud grupp, seal ma räägin juba natukene rohkem kui avalikul lehel ja saab avalikul lehel sinna ka kirjutada mulle. Ühesõnaga küll te üles leiate, sest igal pool oleme numbrite keele nime all. Nii, aitäh number 6, et ära ootasite. Teie puhul ma olen nii palju juba rääkinud, kui suures teie, kes olete siis sündinud 6., 15., 24. päeval. Siis see on hästi huvitav, et te sobite kokku number 7-ga. Väga kummaline, sest number 7 energias on üldse hästi palju seksuaalset energiat, veetlust, pealehakkamist ja nii edasi. Number 7 on selline tulinägi võitis. Ja number 7 paistavad silma oma konkreetsusega.
see on siis tema miinuspool ja siis see ka, et number 7 puhul on väga palju, noh siis kui te koos olete, number 6 on selline romantiline, palju head, ninnu, kulla, kalli, tule siia, teeme seda. Ja number 7 on niimoodi, et tal kogu aeg on projektid peas, ta ei jõua niimoodi nagu mõelda, et number 6 ei taha magamistust välja tulla, aga number 7 on niimoodi, et nagu üks ots on magamistoas, teine ots on juba kuskil, ma ei tea, raiub puid kuskil maha näiteks või langetab metsa. Noh, ühesõnaga, kes ära tundis ennast, kirjutage mulle kommentaaridesse, kas peab paika. Nii, ehk siis see, et number 6 pluss 7 teevad kokku 13 ja 1 pluss 3 on kokku number 4. See tähendab seda, ehk siis number 4 energia, see on nüüd nagu uus number, eks ju, siin energiates. Ja seda ei olnud nii top 3 heades ja halbates suhetes üldse kirjas, siis number 4 on selline, mis on tegelikult väga hea. Kui te vaatasite seda pikka videot, kus ma räägin nagu aastatest, isiklikust aastast, siis number 4 on suhtes selline vundamendi panek, hästi hea kindel nagu perekondas tegelikult. See on nagu sinna, noh, liiga palju on konkreetsust seal. Kuigi number 6 tahab nagu justkui kogu aeg magamistoas olla, number 7 on selline, et nagu pool kehast on seal, aga pool on kogu aeg tegutsemises. Number 6 on väga raske nagu liikuda, aga nad peavadki üksteist nagu aru saama, mida on vaja teha selleks, et see asi toimib. Seepärast number 4 võtab kätte, teevad ära, teevad strateegiad, hakkavad pihta, koos käivad mingis kekatunnis, trennis, planeerivad asju, tegutsevad ja see on nii naljakas, et see näiteks, kui number 6 ja number 7 on enne kohtumist omavahel teistes suhetes olnud, siis nad nagu justkui pole elus hakkama saanud, aga siis, kui nad nagu kokku saavad ja hakkavad toimetama, siis nagu justkui mõlemad muutuvad edukaks. Nii, number 6 sobib ideaalis ka number 9. Seal on palju libiidsust ja siis sellist magamistoa energiat, kus nad nagu üks täiega nagu täiendavad. Ja väga hea oleks, kui näiteks selles koosluses oleks number oota, ma vaatan, et ma ei eksiks. Nii, ehk siis number 9 peaks olema siin naine ja number 6, ehk siis kes on sündinud 6., 15. ja 24, eks ju, et see peaks olema siis mees. Sellepärast, et number 9 tegelikult teate, see on suht sõjakas number, kui ta on puhas 9. Ta on tegelikult, no 9 on nagu vapse, see on nagu üks selline kõige nagu vaimsem, kõige selline zennim, kõige mõnusam, kui nendest energiatest saadakse aru. Aga kui näiteks see koos olemise energia number 9 on miinuse peal ja siin number 6 võib olla liiga palju nagu seda magamistoa värki ja liiga sellised roosed prillid, ta tahaks seda chill grill kogu aeg, vaata, aga number 9 on selline, ta on küll väga vaimne, väga esoteeriline, siis seal on see, et neil tekib, kuidas ma ütlen, number 9 on selline suht sõjakas number ka. Ta hakkab lihtsalt seda nagu paika panema, seda, mis on 9 ja 6, kui sa kokku liidad, siis on 15, 1 pluss 5 on 6, eks ju. Vot siis nende vaheline see harmoonia justkui nagu sikutab kogu aeg magamistuppa, aga number 9 on selline, et ta ei jaksa kaua, noh kaua üleüldiselt, ta on selline, ta tahab hullult palju tegutseda, aga number 9 on laiskust veitsa sees ja väga paljugi ja number 6 tihtipeale ikkagi nagu jääb hõljuma. See nagu toimib, kui üksteisest aru saadakse, number 9 võib ainult olla nagu suht selline sõjakas seal, vahet pole, kas ta on siis partnerlussuhtes on näiteks kas mees või naine, mida iganes, eks ju, mitte siis elukaaslased või on siis näiteks laps number 9 ja vanematest keegi number 6. Üleüldse vanemad number 6, ma räägin sellest ka kuskil mingites videotes, nad on sellised tegelikult hästi mega lahedad, aga nad nagu, nendel on raske, noh, ma pean otse välja ütlema, siis neil on nagu, nad võivad, ma ei taha üldse välja seda öelda, raske siis elukaaslastega selles suhtes, et nad tahavad kogu aeg, et neid imetletakse, seepärast, et nemad on nagu üks maailma kõige ilusamad inimesed. Vot, ütlesin välja, sorry. Ja te ei ole üldse pahad inimesed, lihtsalt see, et teil on vaja nagu leida see rahu enda sees, et kogu aeg teil on kas kõht liiga suur omast arust või on nina liiga pikk või siis see, et ei tea, kas peaks panema pikendused või siis on see, et ma ei tea, et mul on nagu triiksärke ostetud juba 20, aga nagu üks täpselt puudub. Noh, on number 6, vaata selline. No, kui siin võtame siis tagasi number 9 puhul, kui ta näiteks temaga koos on, siis number 9 on selline, kes kogub, ta võib koguda nii palju asju, et siis number 6 ei saa aru, sul on kirbukalt kõik kokku tassitud, nagu siin on auk ja siin on pauk ja et siit võiks nagu need kõik asjad nagu ära juba visata. Siis number 9 vaatab, et minu asju ei puudu, vaata siin.
vot niimoodi, ma loodan, et jõudis kohale. Nii, number 7, issand, see video kohe vägisi kisub üle, aga ma pean igal ühel midagi siia lisama, kahjuks. Õnneks, olen saanud palju kommentaare, et teile meeldib see, kui ma räägin juurde näiteid. Number 7, sündinud 7.16.25. Teie vajate kõige rohkem kas number 8 või number 4. Number 7, number 8, et neil tekib selline, kui nüüd on mees ja naine, eks ju, siis on armastust ja romantikat, sügav teineteise mõistmine, rahulolu, ehk siis kokkuliites 7 ja 8 tuleb kokku 15, mis omakorda kokkuliites juba number 6 ja nii edasi. Et ehk siis mäletate, number 6 sai väga palju räägitud erinevates lõikudes. Et siis see on selline magamistoa energia, aga siis, kui tuleb nagu reaalsus ja olete seal nagu aastakese koos ära veerelnud ja siis peale seda tuleb see nagu reaalne pilt, siis võib tekkida see asi, et 7 on nagu tohutult tegus, 8 on ka hästi tegus, aga 8 võib olla see, et peale tööpäeva ta võib olla nagu väsinud ja siis ta hakkab nagu vinguma, virisema, siis ta võib ühest asjast mitu korda rääkida, et miks vot see töökaaslane ikkagi niimoodi tegi, tema ikkagi sellest aru ei saa ja homme tema kohe läheb ja hakkaks kohe lahendama ja siis see lahendamata asi nagu kestab ühes kuus, teise number 7 ei jaksa seda ära kuulata. Sest number 7 on selline natukene mökutab seal, üks päev, 2 päeva on nagu mossi, siis mõtleb, et okei, noh, mis siis ikka, võtame uue projekti, vaatame, kuidas hakkama saame. Just ta saabki tavaliselt hakkama. Aga jah, nendel on väga oluline nagu kahekesise strateegiaga kokku panna, saada teada, saada aru üksteisest, kuhu poole nad liiguvad. Näiteks koostööpartneritena on see väga hea liit. Nad, näiteks kui teete äri koos, eks ju, 7 ja 8 inimesed, siis te olete nagu, see on nagu mega hea energiaga nagu ettevõte. Ja te kumbki austate üksteist, seepärast number 7, number 8, kui te olete puhtad või siis sealt väiksese nüansiga 17 näiteks ja samas ka 16, ma arvan, et 25 ja nii edasi, need ka, siis tegelikult üldse nad on väga head, nad on hästi kindlad. Nad üldjuhul ei peta teineteist. Ma mõtlen äripartneritena praegu, on ju, ja koostööpartneritena täpselt samamoodi seal. Noh, kuigi võib, kui see annab kokku 6, ütleme koostööpartneritena, siis see võib 3 inimesi tuua. Aga äripartnerina kahtlen. Väga hea. No nii, ja 7 sobis väga hästi kokku 4-ga. Minge siis sinna 4 plokki, seal te saate täpselt selle kirjelduse, kuidas ma räägin nagu ühtsest jumalast ja nii edasi. Ja number, ehk siis 7 ja 4 kokkuliitest tuleb 11, mis on nagu mega hea kooslus. Ja siis see, kui selle number 11 on ka tegelikult energia 2, mis tähendab seda, et tuleb hästi nagu tundlad püsti hoida, sellepärast, et võivad tulla 3. osapooled suhtesse. Number 8. Teie, kes olete sündinud 8., 17., 26., siis teile sobib kõige paremini number 7, nagu ma enne just rääkisin. Rääkisin ja siis ka number 3. Et mõlema sobivuse kohta rääkisin juba siis eelnevates numbrites, nii et ma väga vabandan, ma ei hakka nüüd üle rääkima ja ma loodan, et te juba tegelikult siis selles lõigus seal kuulasite, kõrv kikkis kõigest enda kohta. Ja kui milleskist on aru saamatu, pane kommentaaridesse, aidake üksteist uurida, lahendada ja nii edasi. Nii, ja siis jõuame kokku number 9-ni. Ma olen sinust number 9 nii palju rääkinud juba. Et sina, kes oled sündinud 9., 18., 27., et teil on siis vaja kas number 6 enda kõrvale või number 2. Ja siis number 2 puhul siis mäleta see, et kui sinu partneriks lööb number 2, siis et sa teda ära ei hävita, alla ei suru. Et teil tuleb kokku tegelikult liitesse number 11, mis on tegelikult strateegiliselt väga tugev suhe nii mehe ja naise vahel, pere loomisel ja nii edasi ja ka samuti siis koostööpartneritena, aga seal ka võib kippuda see, et 9 tahab liiga palju pomotseda number 2 puhul, et pange väga nagu oma piirid paika, ükskõik kas oled mees või naine seal number 2 ja number 9, aga see lihtsalt energia ise annab nagu sellist asja. Vot. Nii. Ehk siis see tuleb arvesse võtta seda number 2 õrna iseloomu ja number 9 on selline põikpäine, ta tahab kohe nüüd ja praegu. Sellepärast, et kui tema ütleb, et hakkame projektiga, et istutame näiteks mingi 20 näiteks puud kuhugi ja siis see number 2 ütleb, et millal me pidime seda tegema, siis number 9 ütleb, et vaata aknast välja, need on juba seal. No nii, davai, kummikuid jalga hakkame minema, siis number 2 ütleb,
oota, ma hakkan praegu, ma just mõtlesin, et ma käin poes, ostan küpsised ja siis ma hakkan teed jooma. Noh, saad aru. Ja siis number 9 tuleb, kuule, päriselt või? Ma lähen lihtsalt teen selle asja ära ja siis ta lähebki ja teeb ära. Noh, ja siis solvub ka muidugi, on ju. Või siis teeb näo, nagu ei saanud midagi aru, aga tegelikult ikka on solvunud. Nii, ja siis number 9 sobib ka kokku number 6-ga, mis teeb kokku siis number 15 ja siis 1 + 5 on kokku 6, ehk siis need ka sobivad väga hästi üksteise kohta. Ja seda ma rääkisin juba tegelikult number 6 juures, ehk siis tegelikult meie kõik erinevad numbrid oleme nagu mega lahedad. Meil on kõikidele omad veidrused, omad plussid ja tegelikult meil on hästi palju tugevusi kõigil olemas ja siis see, et vaadake, kui naljakas, ehk siis kes on olnud, ütleme, kas koostööpartneritena või siis erinevate partneritega juba mitmes kooselu, paratamatult elu lükkab meile tegelikult meid peegeldavaid inimesi. Ehk siis, kui sa oled näiteks number 9 ja siis sa saad kokku number 2-ga ja siis sind ajab räigelt närvi. Alguses ei aja üldse mitte midagi närvi, on ju. Aga pärast hakkab sind räigelt närvi ajama see, et ta nagu jumalast rahulikult hakkab tegema endale teed. Ehk siis sina, kui teed tee valmis 1 minutiga, noh maks, siis number 2 võib seda teha näiteks 25 minutit. Ja siis ta ka veel päris jooma ei saa hakata, sellepärast, et see on veel kuum. Ja räägib ka hästi rahulikult veel kõrval. Ja ma üldse ei halvusta nagu number 2, et igal numbril on oma nagu tegemine, omad plussid ja miinused. Selles suhtes, et number 2 on mega head psühholoogid, terapeudid, coachid, seepärast nende info jõuab nagu inimeseni, kliendini. Ja siis ka samas see, et te olete nagu nii head müügiinimesed selles suhtes, et väga head automüüjad ja nii edasi. Ehk siis, kui on vaja näiteks mingi müüa kodus mingid vanad asjad, mida enam pole vaja nagu kasutada ja et lihtsalt taaskasutusse panna, siis lihtsalt andke seda number 2 teil teha, sest nemad teevad selle rahulikult ära ja tehing toimib. Noh, muidugi mõnele võib ajada närvi, näiteks mina number 7 väga kaua 2 ei kannata. Ma olen lihtsalt selline veitsa nagu püslik. Nii, aga lähme nüüd niimoodi siia juurde, mis ma veel lihtsalt üle tunnikese, ma väga vabandan, aga siiski kõik on väga oluline informatsioon olnud. Ehk siis, kui mina teen sünnikaardis teie seda suhte kolmnurka, ehk siis see, kus ma võrdlen sind ja sinu elukaaslast, siis ma võtan hästi palju asju veel nagu arvesse, mitte ainult sünnipäeva, korrutan seda vist 3. kord. Ja lühidalt siis ma käiksin veel need numbrid läbi, kui me saime erinevad numbrid. Et nüüd ma räägin sellest, et kui liitsite kokku ja teie kokkuliitmise tagajärje numbriks tuli näiteks number 1, see tähendab seda, et miinuseks võib olla see, et teil ei ole ühistrateegiat, et mis viib selle suhte, võib viia nagu põhja ja te liigute justkui nagu igaüks nagu eri teed, et arusaamatusi palju. Eks number 1 puhul, kui te olete koos ja tahate koos elu lõpuni olla, siis mõelge süsteemsus välja, strateegia ja austage teineteist. Ükskõik, mis numbritega siis kokku ei ole, on ju. Et aga kui te saite kokku liites oma sünnipäevad number 9, koos elu, koos tegutsemise numbriks. Kui te saite number 2, siis see on selline armas number. Seal on hästi palju soovi olla koos, teha palju asju koos, selline õrn, hoolitsev energia. Ja mis viib seda teie suhet nagu hästi kaugele. See on täis armastus, see on naiselik number, see number 6. Kuid siin, mis on nagu negatiivne jällegi, tuleb tähele panna see, et elu justkui lükkab teid kogu aeg situatsioonidesse, kus kohas on kolmandaid inimesi. Keegi hakkab sulle sõnumeid saatma, keegi justkui tahab tähelepanu rohkem. Ja mis siin nagu väga oluline on see, et ole hästi aus oma partneriga, ükskõik kas on koostööpartner või on see siis no elupartner. Ja, mida iganes, sa pead olema lihtsalt aus. Nii, kui te saite kokkuliitmisel oma sünnipäevad number 3 ja te olete elukaaslased, siis seal on teie suhtes ja siis ka koostööpartnerid on palju kavalust. Selles suhtes, et seal partnerid võivad üksteist nagu kavaldada, keegi tahab mingit oma kasu sealt saada ja siis te liigute küll hästi hoogsalt koos, seal soovitatakse teha palju analüüsi, vahepeal võtta aeg maha ja vaadata, kas te liigute õiges suunas.
seal hangitakse palju informatsiooni ja väga palju organiseeritakse koos ühiseid asju. See suhe võib olla vahepeal küll väga külm ja liiga konkreetne, ehk siis pigem on see selline süsteem, kus on ema, isa, laps ja nii edasi. Ehk siis kui see on äripartnerlus, siis on see, et nagu umbes, et on boss, on alluv ja siis on keegi veel, eks ju, siis that's it ja siis toimib värk. Nii, kui te saite number 4, siis see on selline kui tuli. Selles suhtes, et kui ei ole ühiseid eesmärke, mille suures liikuda, siis hästi kiiresti laguneb ära. Seepärast, et nii nagu ma ütlesin enne number 4 juures rääkisin inimesest kui number 4, siis see suhe on ka selline, et sa nagu ei saa aru, et aga kogu aeg on nagu kuhugi kiire, kogu aeg peab midagi tegema ja kogu aeg nagu koos jookstakse kuhugi, nagu üks projekt lõpeb, juba hakkab mingisugune uus, et kui sa nagu tunned, et see tempo ei ole sinu jaoks, siis see lihtsalt jookseb kokku. Number 5, kui te saite kokku liitmisel oma sünnipäevaks, et see suhe siis lõppkokkuvõttes on selline, see on täis suhtlemist, tihtipeale kolitakse kokku nagu peale sellist natukene pikka teineteise uurimist ja kus siis et seal ei ole nagu sellist kiiresti kokku kolimist, eks number 2 puhul ja number 6 puhul võib olla selline kiire kokkukolimine. Ja number 5 on selline, et tutvutakse arvatavasti koolitustel kuskil, seepärast, et number 5 energia on see, et kui te olete juba pikaaegsem paar või siis paari alguses, siis te mõtlete, läheks koos sinna koolitusele, davai, lähme. Saad aru, selline, tehakse palju nagu koos, aga kumbki on ka selles paaris selline nagu vaba, hästi palju suhtlemist, hästi palju sellist tundlikkust ja mis on nagu selle asja juures see, et mäletate, kui partneritel igalühel on oma energia, siis seal võib olla ka, mis number 5 energia toodab, on see, et hästi palju sellist solvumist võib tulla ja jahedust, sellepärast, et üks või teine ei saa teineteisest aru. Nii, number 6, seal on palju magamistoa energiat, ütleme siis niimoodi, mitte et minna nagu täpsust teen nii. Ja see on selles suhtes nagu hästi perspektiivne ja pikaaegne suhe. Kui saadakse üksteisest väga hästi aru, siin sõltub väga palju nagu numbritest, siin ma ütleksin, et 3+3 nagu sobivad hästi, seepärast nad on mõlemad sellised piisavalt jahedad, piisavalt targutajad ja piisavalt sellised kavalpead ja piisavalt täis armastust, ehk siis minu meelest 3+3 nagu sobivad väga hästi. Number 7, kui saite kokkuliitmisel kokku, ehk siis minu meelest on see väga selline temperamentne, siis hästi palju kirge, hästi palju sellist 0-st 100-ni minekut, ka 100-st 0-ni minekut kahjuks või õnneks ja kõik toimub hästi kiiresti. Ehk siis see on selline suhe, kus on palju selliseid kriisi, kas see paar ise tekitab kriisiolukordasid, mida nad koos nagu lahendavad kähku ära ja näiteks siis ka koostööpartneritena see number 7 on väga hea. Hästi palju projekte, kus on vaja teha siis lühiajalisi projekte, siis soovitan väga soojalt. Lihtsalt konkreetselt küsidki CV-s, et mis päeval sa sündinud olete, lihtsalt kiire aritmeetika ja kokku tuleb 7, siis paiehali. Täiskõik edasi sellepärast, et kui on vaja lühiajaline, siis seal on ka väga oluline see, et sellest ma räägin ka kunagi kuskil teile, et number 7 ei kannata, kui ta ei tea, millal see asi ära lõpeb ja mis edasi saab. Nii et seal on hästi palju energiat, sporti, koos tegutsemist ja seal soovitangi, et paarid teeksid palju asju koos. Kudli 7. Number 8 on selline karmaline paar, kus seal pannakse proovile ka teineteise edukust, teineteise toetamist, ehk siis see, et sõltub, mis numbrit te seal kokku saite. Ja siis see, et seal on nagu suht palju sellist nagu kontrollimist, ahistamist ja nõuab hästi palju nagu teineteise mõistmist. Ma ei tea, ma loodan, et ma nagu väga keeruliselt rääkin. Mis seal võib olla, tihtipeale on see asi, et keegi hakkab kedagi rohkem kontrollima. Vahet pole, kas on naine või mees. Aga kui teie koos toimimise numbriks sai näiteks see 8. Ma räägin sellest top kõige mitte õudsematest paarisuhetest, aga need, mis ei toimi, vaata, siis see number 8 oli seal ka, ma räägin hästi pikalt selle number 8 puhul. Ja seal oli lihtsalt see, et see lõpuks jõuab nii kaugele, et lihtsalt see, kes on siis alistatud, siis tema peabki rohkem tegema ja rabama ja siis see, kes alistab selles suhtes, ükskõik mis number see siis ka ei ole, kui te saate kokkuliitmisel number 8, siis lihtsalt see on nagu, see jookseb karidele. Siin on väga oluline lihtsalt üksteisega toime tulemine. Väga oluline on üksteisega rääkimine ausalt, kellel milline roll on
ja paarisuhte puhul ka, kui te saate number 8 või eriti äripartnerite puhul, siis siin on vaja täpselt panna protsendid näiteks äripartnerite puhul, kes millise kasumi siit saab, sellepärast et muidu see juuksekarl on nagu räigelt lõhki. Number 9 puhul siis see on teenimine, teiste aitamine ja seda tähendab seda teineteise aitamine ka kahekesi näiteks väga hea paar selle jaoks, et teha koos selliseid projekte ja koostööpartnerile või elukaaslased tihtipeale number 9 kokkusobivuses. Nad teevad mingid tantralaagreid, nad käivad mingi zen, mingid joogad, mingid asjad. Teate, see on nagu nii põnev lihtsalt teie, kes te kuulate ja teie kokkuklappimise number on 9, siis kommenteeri kas see peab paika või mitte. Ja nagu mega hea paar, kuid siin on ka nagu hästi tugev negatiivsus sellele, et väga palju võib kriise tekkida, üksteise mittemõistmist, siis selline kahjuks ka tõstetakse väga palju häält teineteise peale. Sõltub, millised numbrid kokku nüüd said, eks ju, kokku liidetud, igal ühel on oma nüanss. Teate, mul nagu hääl väriseb juba, hääl siin niimoodi kurk kipitab, mitte ei kipita, aga nii lahe, sest mulle nii meeldib see teema ja ma väga loodan, et te saite sellest aru, kõik sellest asjast, numbrite kombinatsioonist. Ja kui need numbrid teid nüüd kõnetasid, kui tundsite ära näiteks oma mingi paarisuhte numbri, kui teil oli raskusi nende kokkuliitmistega, siis tegelikult ütlen veel kord, ülilihtne, liida enda ainult sünnipäev ja siis partneri sünnipäev ainult kokku, siis liida nemad omakorda veel kokku ja sa saad numbri 1 kuni 9-ni. Ma räägingi siit ainult nagu 9-ni. Sest numbreid on tegelikult rohkem, aga siin kõikides videodes ma räägin väiksemates numbrites, seepärast, et see oleks nagu üleüldiselt arusaadav ja see jõuab kohale tavaliselt niimoodi kõige paremini. Nii, ja ma ütlesin, et mul tuleb üks sari numbritest, kus ma räägin üksipulki kõikidest numbritest eraldi, plussid, miinused ja nii edasi. Siis selleks kõik, et me saaksime üksteisega rohkem paremini läbi, see on minu eesmärk ja see aitab teil tegelikult ka saada ilma seda suure analüüsi tellimist juba te saate iseendast aru, kes sa oled. Sellepärast, et teate, kõige rohkem on raskus näiteks nendel, kes on sündinud nagu kas 4., 13., 22 või 31, jah. Sest nemad on hästi sellised energilised inimesed ja ma olen nii palju nüüd analüüsidega kokku puutunud, et kellel on näiteks laps või siis ta ise on selline ja mu elukaaslane on üks nendest, et täna numeroloogiale ma täpselt tean, millal ma pean võtma ühe sammu nagu tagasi. Et kui ma enne ei teadnud seda numeroloogiat, teate, siis ma oleks ta juba ammu nagu päriselt, nagu ma vahest mõtlen, et kuidas see võimalik on nagu, aga nüüd ma lihtsalt tean. Ja kuna ta teab ka, et ma teen seda asja, siis see ongi nagu nii lihtne. Ja ma olengi öelnud talle, näiteks mina olen sündinud nagu sellel päeval, eks ju, 16. päeval. Ma tean, ma olen rääkinud talle oma miinustest, mis need on. Ja siis kui ta teab nendest miinustest, siis teate, kui hea on meil elada. Aga ideaalis me oleme number 11, siis 1 + 1 on 2. Ja ma tahan teile väga olla abiks teil iseenda arusaamises. Vot see on minu nagu eesmärk ja ma proovin seda võimalikult hästi teha. Ja ma siiralt vabandan, kui tundub, et see video on liiga pikk, et sina, kes sa oled kallis inimene mind aidanud ajavöönditega, pane see siia üles, kui see aitab kuidagi. Mina siiralt tänan ja mulle väga meeldib seda teha, mida ma teen ja ma tahan teid võimalikult palju aidata. Ja kui teil on selliseid lühiküsimusi, siis kirjutage mulle. Aitan, kirjutan vastu ja nagu te näete, siis kõikidele kommentaaridele ma kirjutan vastuseid ja aidake üksteist ka siin arvutamisel, kui keegi millestki aru ei saanud. Et mina olen Merike ja numeroloogia psühholoog. Ja teate, kusjuures, mis ma tahtsin ütelda veel? Ma olen kohe lõpetamas. See, et kui ma ütlen, et ma olen numeroloogia psühholoog, siis tegelikult see on see, et mina vaatan numbrite energiat. Mina ei paku mingit teenust, et kus ma hoian sinu kätt ja sinu pulssi ja siis 1,5 aastat tegelen sinu nagu nõrkustega. Ei, mina ei ole see. Kui on mingid coachid mind kuulamas, psühholoogid mind kuulamas, mingisugused sellised arenduscoachid, mingisugused, ma ei tea, terapeudid, kõik võimsad sellised konstellöörid, kes mind iganes kuulevad või kui te teate, et vot sinu tuttav on väga hea seda tegema, siis pange siia kommentaaridesse oma koduleheküljed, omad asjad, millega te tegelete, kuhu inimesed saaksid pöörduda teie poole.
et ma nagu siiralt tänulik, kui me jagame nagu seda asja ja muidugi jagage siis ka minu asju ka, kui tundub, et seda on vaja teha, aga palun andke ennast siin üles ja aitäh sina, kes sa ühes videos, kus ma kutsusin üles, kes ehitusega tegelevad, et pane ennast teadlikuks teistele ja sa tegid seda, et reklaamisid oma elukaasast, nii et aitäh. Nii, mina olin Merike, peatse kohtumiseni ja suured tänud, et jaksid mind kuulata. Tšau.